3 punkti, mida ma täna tahaksin lisaks teiega kiiresti ja selgelt jagada. Esimene, millest Jeesus oma surma läbi meid vabastas? Millest ta vabastas? Mõned punktid. Lahusolek Jumalast. Patt on selline asi, mis hoiab meid eemal Kristusest. Patt on selline asi, mille kohta öeldakse, et see on nagu lahutav vahesein. Ma olen seda ka kuvanud nii, et sa võid vaadata ja tajuda, vaata kui sa vaatad siit, need alumised aknaruudud, need on sellise jääklaasiga. Sa näed, et valgus on seal pool, aga sa ei saa aru, mis seal teisel pool on. Ja see on midagi, mis lahutab meist Jumalat meist või meid Jumalast. See patt on selline lahutav vahesein. Vahest võib ta olla nii paks ja nii tihe, et sa ei näe mitte midagi otse kui seinast. Aga teine on, kui kristlase elus on mingi patt, siis see on otse kui see jääklaas. Sa näed valgust ja sa tead, et seal valgus on, aga sa ei näe midagi, mis seal tegelikult teisel pool on, mida Jumal tahaks, et sa näeksid. Osadus on katkenud. Ja võib-olla on see ka selline vahesein, mis on lihtsalt klaas. Pilt on, aga häält ei ole. Abielus öeldakse seda tihti peale, ma ei tea, olete kuulnud? No, ärge olge nii pühad, mõned noogutavad ja mõned ütlevad ei. No tegelikult ju on, ja suhetes, mitte ainult abielusuhetes, ka teistes suhetes öeldakse, pilt on, häält ei ole. Jumal ei taha, et meil oleks selline olukord, pilt on ja häält ei ole, ta tahaks, et meil nii pilt kui hääl oleks. Ja sellepärast see lahutav vahesein, see patt tuleb meil eemaldada. Kuidas? Nii nagu me täna kuulsime. Palu andeks, anna andeks, palu, et Jumal puhastaks, et Jeesuse Kristuse veri teeks sind puhtaks ja ühendus Jumalaga taastuks. See on kriitiliselt tähtis. Sest kui me oleme oks puu küljes, siis me kanname vilja. Teine on süü ja hukkamõist. Võt see on ka üks asi, mis meid lahutab, tahab Jumalast eemal hoida. Jeesus oma surma läbi võttis süü ja hukkamõistu, ta võttis enda peale, enda kanda. Surma ja igavese hukatuse. Paljud inimesed ütlevad, et ka põrgu. Ja absoluutselt. Jumal, Jeesus vabastas meid sellest õuduse kohast ja paljudel inimestel on see ka üllatus, et põrgu ei ole mõeldud inimestele algusest peale üldse. See on karistuspaik mõeldud langenud inglitele. Aga kui inimene oma elus Jumalale ei ütleb ja temaga koos ei taha selles elus olla, siis miks peaks ta tahtma olla temaga igavikus koos? Ja põrgu ei ole mitte midagi muud kui see, et Jumala puudumine on selles paigas. Mõelge, armastust ei ole, kaastunnet ei ole, hoolimist ei ole, valgust ei ole, headust, kõike seda, kes Jumal on, seda korraga ei ole. Jumal vabastas ka meid sellest õuduse kohast, kus on piibli järgi hammaste kiristamine ja ulgumine. Jumal vabastas ka meid sellest Jeesuse surma läbi, kui me tema vastu võtame. Jeesuse ristisurm, see on ohver ja ta võttis meie patu enda peale. See on Jesaja 53 ja 5 ja 1. Peetruse 2:24. Ta maksis hinna, mida meie ei suuda maksta ja sellega vabastas ta meid süüst, patuvõlast ja surmast. Üks asi veel. Ta vabastas meid käsuneedusest. Käsuneedusest. Galaatia 3:13. Ent Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest. Sest on kirjutatud, neetud on igaüks, kes puu küljes ripub, selleks, et Abrahami õnnistus saaks paganaile osaks Kristuses, Jeesuses, ja et me tõotatud vaimu saaksime usu kaudu. Nüüd, see on üks selline kirjakoht, mis on paljudel inimestel ka kahe silma vahele jäänud ja ka paljudel õpetajatel ja ma kuulen siit ja sealt, kuidas ikka tuleb käsku pidada ja käsu järgi elada, siis on kõik korras. Siin räägitakse hoopis sellest, et usu kaudu tuleb Jeesus Kristus enda südamesse vastu võtta. See on elav osadus, püha vaim meie sisse, meie sees ja meie läbi. Ta vabastas meid sellest needusest, mis tuleb
seaduse kaudu õigeks saamisest. Mõistame, mis see on. See on väga oluline koht, kui sa tahad põhjalikumalt seda lugeda, Galaatia 3. peatükk ja loe seda. Meil on ainukene tee, Jeesus Kristus võtta usu kaudu enda südamesse vastu, see üles tõusnud issand. Ta vabastas meid kõigest sellest, mis seadusel oli võimatu. Sa võid ju ütelda need sama 10 käsku, aga kui inimesel ei ole seda võimekust seda täita, siis on sellest vähe kasu. Inimesed ütlevad, kui sa tead 10 käsku, siis on kõik hästi. Ei ole kõik hästi. Saad ainult teada, et on veel palju hullemini, kui ennem arvasid. On nii? Sest käsk toob selle patususe veel enam esile ja selleks on ka käsk antud Piibli järgi, Uue Testamendi järgi. Nii Rooma kiri, Korintuse kiri kui Galaatia kiri räägivad just sellest. Arm on see, mis meid päästab. Jeesuse Kristuse ülestõusmine on see, mis meid päästab. Tema päästab meid, mitte see, et me peame käske. Jumal räägib ka oma sõnas sellest, et käsupidamine tuleb automaatselt siis, kui sa oled Kristuses Jeesuses. Meie DNA muutub, me olemus muutub, me ei pöördu, vaid me sünnime uuesti ja selle läbi pöördume. Oled sa kaasas? Väga kriitiliselt tähtis asi. See on DNA küsimus. Mitte sellest, et ma pöördun heast kurja poole või kurjast hea poole õigemini. Ei, ma sünnin uuesti ja siis ma tahan teistmoodi, nii nagu minu uus DNA minu sees ütleb. Mõistad? See on see, kuhu Kristus meid vabastas. Nüüd, järgmine punkt on see, millesse me oleme kutsutud Jeesuse surma ja ülestõusmise tõttu uude ellu. Sellesse ülestõusnud Jeesus tõusis ka ihulikult üles väga selgelt. Meile antakse see ülestõusnud ihu siis, kui me kas siit ära läheme või siis, kui me siia tagasi tuleme. Kas sa tead seda, et me tuleme siia tagasi ühel päeval? Jah, valitsema. Ja see on see, mida ma tahaksin siin rääkida valitsemise koha pealt. Vahetevahel me mõtleme, et huvitav, miks meie elu on kuidagi kristlastena nii keeruline, nii raske, me käime rasketest kohtadest läbi, nagu meie vend Kristjan, kes kukkus ja erinevad asjad me ellu tulevad. Ja sa mõtled, et mis asi see on? Ja ma olen ka küsinud Jumala käest, et mis asi see on ja ta on vastanud. Ja ta ütleb, et see on treening. See on treening igaveseks eluks, see on treening selleks, et sa teaksid, mis on kuri, mis on hea, mis on halb, sa tead, mis on püha. See on treeningu koht, see on treeningu aeg. Minu vanaema, kui ta oli 84-aastane, ütles, et see elu siin on just kui eilne päev, see on möödunud nagu üks unenägu. Ja see elu siin ongi otse kui unenägu, kuigi me elame seda täisväärtuslikult ja me võtame siit kõik ja anname siia kõik. Aga me peame väga teadlikult sellesse suhtuma, see on ettevalmistus igaveseks eluks. Igavese elu ja meie 80 aasta või 70 aasta vahel ei saa panna võrdusmärki, oled sa nõus? See on nagu nullklass. Ma mäletan, ma käisin 10. keskkoolis nullklassis. Nullklass. Seal käid üks kord nädalas, täna on eelkool selle asja nimi, üks kord nädalas käid. Ja teed selle eelkooli läbi ja saad võib-olla tähed selgeks. Päris hästi, on ju? Saad mingi aluse, mille läbi hakata lugema ja ühel hetkel kirjutama. See ei tähenda seda, et see on vähe tähtis. Vastupidi, meie elu on väga tähtis ja oluline. Aga ärme võtta seda nii tähtsaks, et see igavik jääks meil 2 silma vahele. Luuka evangeeliumis 20. peatükis 34-35 salmis Jeesus kostis neile. Selle maailma ajastu lapsed võtavad naisi ja lähevad mehele, kui ta vastas ühtedele, et mis siis tulevases elus saama hakkab. Aga kes on väärt arvatud jõudma teise maailma ja surnuist üles tõusma, ei need võta naisi ega lähe mehele, vaid on otse kui inglid taevas, on see tekst. Aga kes on väärt arvatud jõudma teise maailma ja surnuist üles tõusma? Kes on väärt arvatud?
Arvatud on väärt need, kes on Kristuse vastu võtnud ja kes elavad püha vaimu väes, tema juhtimises ja tema ligiolus. Meid on kutsutud valitsema. Ilmutuse 22. peatükk, esimesed 5 salmi. Ja ta näitas mulle puhast eluveejõge, selget nagu mägikristall. See voolas välja Jumala ja talle aujärjest. Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge oli elupuu. See kandis vilja 12 korda igas kuus andes oma vilja. Ja puulehed tulid terviseks rahvastele ja midagi neetut ei ole enam. Ja Jumala ja talle aujärg on siis seal. Ja tema sulased teenivad teda ja nad näevad tema palet. Ja tema nimi on nende otsa esisel. Ja ööd ei ole enam. Ja neile ei ole vaja lambivalgust ega päevavalget, sest issand Jumal valgustab neid. Ja kuulake, ja nemad valitsevad ajastuteni. Aamen. Kes need nemad on? Need on need pühad. Need oled sina ja mina, kui me oleme tema vastu võtnud, kes on igavene. Oled sa nõus? Mõni vaatab mind niisuguse näoga, et ma ei tea. Ära ole uskmatu, vaid usklik. Ära ole nagu uskmatu Toomas. Ma pean ennem katsuda saama. Jeesus ütles, õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Oleme need õndsad, kes me usume. Issand on meid kutsunud valitsema koos temaga. Ja selle tõttu vahel selles elus need asjad, mis meie ellu ka tulevad ja mida Jumal lubab meie ellu tulla, võivad meid küll maha suruda, aga nad ei pane meid taganema. Oled sa nõus? Me lähme kas või läbi Hallikivi Jeesuse väes. Oled sa nõus? Ja me ei jäta järgi ja me hüüame nii kaua, kuni see maa saab ka siin päästetud. Me lihtsalt ei tagane, lihtsalt ei anna alla. Ja oleme need, kes me oleme treenitud, oleme need, kes me teame, et see siin ühel hetkel lõpeb ja 3. päev on juba käes. Ja ühel päeval me oleme temaga koos. Ja siis me tuleme siia tagasi ja valitseme. Ja see valitsemine ei ole mitte nii nagu tänane valitsus. See valitsus on hoopis teistsugune. Kas sa kujutad ette sellist maailma, kus ei ole kurjust, kus ei ole needust, kus ei ole häda, kus ei ole viletsust? Oled sa lasknud enda peal natukene kruttida ja unistada ja mõelda? Vaadata kuskil mererannas, kus on võib-olla päike tõuseb, võib-olla päike on loojumas, tunned sellist kerget priisi, laine loksumist ja mõtled, see on nagu taevas. See on halevari sellest, mis taevas saab olema. Head sõbrad, ülestõusmispühadel ma tahan ütelda, issand maksis meie eest meeletu hinna ja ta on meid kutsunud millessegi, mis ei ole meile isegi pähe ega meie mõistusesse, ega meie arusaamisesse, ega meie südamesse tõusnud ega tulnud ega mitte kuidagigi. Palju suuremaks ja palju võimsamaks on ta selle kõik teinud. Oleme julged, julgustame teineteist, oleme teineteisele toeks. Nii nagu mu hea vend oli mulle toeks sellel hetkel, kus sa tead, et sa pead midagi tegema, aga on väga raske teha. Oleme nendele inimestele toeks, kes on su kõrval. Teades, et ühel päeval me saame ka lõigata seda, mida me oleme külvanud. Kuidas inimene selle kõik saab vastu võtta, mille Kristus on andnud? See on usu kaudu ja armu läbi. Jeesus, kui ta ära läks, siis ta ütles, see on parem, et mina ära lähen, sellepärast, et ma palun isa ja tema saadab teile teise, minu asemel, ta ütles, minu asemel. Trööstija, advokaadi, püha vaimu, kes tahab tulla teie juurde ja olla teie sees. Ja ma täna tahan lõpetada sellega, et kui püha vaim ei ole veel sinu sees, kui sa tunned, et sa ei ole veel püha vaimuga sellisel erilisel viisil kokku saanud, nii nagu me apostlite tegudes loeme, 2. peatükist kuni seal 9.19, kus erinevates kohtades inimesed täitusid püha vaimuga, siis ma tahan täna paluda sinu eest, et püha vaim võiks tulla sinu sisse. Paljud inimesed õpetavad
ja ütlevad selliselt, et Jeesus on meie kese. Ja see on jah ja aamen, Jeesus on meie kese. Aga siis kuulame, mida ta on ka öelnud. Ja see viimane oli just see, mida ma tahan välja tuua. Ta ütles, ma saadan, palun, ühes kohas öeldakse, ma saadan ja teises kohas ta ütleb, ma palun Isa, et tema saadaks teile püha vaimu. Püha vaim ei ole mis, ta on kes, ta on isik. Ja ta tahab olla meie sees ja meie lähedal. See kogudus siin on kasvanud sellepärast, et püha vaim on siin. Me oleme talle alati ütelnud tere tulemast. Ta on isik. Me ei näe teda, aga me tajume teda. Püha vaim teeb need asjad võimalikuks, nii nagu me näeme Kristjani puhul, nii nagu me näeme erinevate tunnistuste puhul, nii nagu püha vaim kõnetas Martinit oma poja suhtes ja muru õhutades. Püha vaim on see, kes teeb seda kõike. Head sõbrad, tervitame teda alati, igal hommikul. Ja me saame osa millestki, mis ei ole pärit sellest maailmast. Aamen. Tõuseme. Ma palun, et keegi mängiks natukene pilli ja samal ajal paneme silmad kinni. Hoiame silmad kinni ja ma palun lihtsalt nendega koos, kes tahavad, et püha vaim täidaks. Ja võib-olla sa oled saanud püha vaimuga ristitud, võib-olla sa oled korduvalt ja siis on kõik hästi, aga võib-olla sa oled ühe korra ainult kogenud ja oled kuidagi tunned, et tahaks taas püha vaimuga täidetud saada. Värskendust, tema ligiolu. Kui sa tunned seda või sa ei ole kunagi kogenud püha vaimu isikuna sinu sees, anna käega märku. Teist kõigil on silmad kinni, ärme keegi vaata ringi. Hoiame silmad kinni, anna käega märku. Jaa, on palju on käsi. Ole julge tõstma. Millegi pärast Jumal tahab nii, et me annaksime talle märku. See on meie vaba tahte avaldus. Keegi ei vaata ringi, me lihtsalt sirutume issanda poole ja ta näeb sinu igatsust, sinu soovi. Issand, ma tänan selle eest, sellel üles tõusmise püha hommikul. Me võime praegu sinu ees seista ja kõik, kes on oma käed tõstnud, issand, sina näed, me praegu palume seda, et püha vaim sa täidaksid igaühe just nüüd, selle koha peal, kus ta on, selle tänase päeva jooksul, issand, kas sellel teenistusel või hiljem, issand, et sinu vaim langeks sellisel viisil, et kõik värvid lähevad erksamaks, et mõtlemine läheb selgeks. Issand, et need asjad, mida vaenlane on meie ellu toonud, see kaob, see jõud kaob. Igasugune pimedus hävib meie elust. Me täname, issand. Ja võib-olla on neid inimesi, kes on kristlased, oleme head ja korralikud olnud, aga issand, meil ei ole jõudu olnud elada seda elu nii, nagu sina oleksid tahtnud, siis täna me ütleme ja ütle minuga koos, ma arvan ise ennast surnud olevat. Issand Jeesus, ela minu läbi oma püha vaimu kaudu. Ja ma palun, et püha vaim täidaksid mind praegu just sellel hetkel. Ja juhiksid minu elu siit edasi. Igapäevaselt. Kogu aeg. Kõnele mulle. Luba, et ma võiksin kogeda sind. Ka emotsionaalsel tasandil. Isa, ma tänan selle eest, et sa oled mu palvet kuulnud. Ja sa kindlasti vastad. Ja ma tänan ka, kui mul on mingit häda. Ma saan sinu poole pöörduda. Ja sina vastad mulle. Tänu, issand. Amen.